minu poolt ka, et mul on väga hea meel teile siin rääkida oma kogemusest ütleme siis suure tuulepargi rajamisega seoses ja võib-olla nii palju alustuseks, et ma olen spetsialiseerunud, ma olen jurist hariduselt ja spetsialiseerunud ehituse ja planeerimise õigusele. Ja sealt kaudu siis olen ka olnud seotud siis ühe kohtuvaidlusega, mis puudutab Hiiu mereala planeeringut, mille osas tuli siis selline üsna palju mõtlemisainet pakkuv Riigikohtu lahend eelmise aasta augustis. Siin Mihkel tegelikult juba sissejuhatuseks natuke rääkis sellest taustast, et ma arvasin ka, et alguses ma räägin ka veidi selle kogu asja taustast, et eks miks ikkagi on tarvis meil neid tuuleparke rajada ja mis on siis Eesti eesmärgid taastuvenergia tootmises. Ja kui nüüd saab selle slaidid siia seina peale ka, et siis saan juba lähemalt sellest rääkida teile. Aitäh! Et jah, taastuvenergia eesmärgid on väga suured, kusjuures Euroopa Liidu tasandil ei olegi need võib-olla meie jaoks sellised kontimurdvad, kuna siis Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv näeb ette, et aastaks 2020 peaks olema siis Eestil taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal lõpptarbimises 25%. Tundub, et Eesti ei ole sellega väga hästi tegelikult hakkama saanud, kuigi nagu eeldused olid suured või ütleme siis soovid olid suured, et eelmisel aastal, kui ma nüüd ei eksi, oli see protsent 17 ja kuskil sinna peale. Ja Euroopa Komisjon siis aastaks 2050, see ei ole nüüd küll mingi selline ametlik dokument, aga on siis sellise üldise eesmärgi seadnud 50% või 30% siis taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu kogu tarbimises. Eestil on ambitsioonid palju suuremad, et Eesti on siis enda eesmärgiks seadnud 50%. Ja need on siis kahes arengukavas meil märgitud, ütleme, et siis meil on kaks arengukava, mis seda valdkonda reguleerivad. Üks on taastuvenergia arengukava, kus on ikka endiselt 25% sees ja on siis ka uus energiamajanduse arengukava aastani 2030, kus on siis võrreldes siis Euroopa Liidu eesmärkidega võetud siis suurem eesmärk ehk 50%. Ja võib-olla natuke, et oleks ettekujutus ka sellest, et ma arvan, et siin on inimesed, kes seda teavad, aga et oleks ettekujutus ka sellest, et kui palju me siis üldse Eestis praegu toodame ja kui palju me tarbime elektrienergiat, et võib-olla see annaks nagu sellise ka eelinfo nendele siis kohtuasjadele. Et kõigi aegade suurim selline tipukoormus oli 1587 megavatti ehk siis 1600 megavatti. Ja tarbimine samal ajal, keskmine tarbimine on siis 1053 megavatti. Ja elektrienergia genereerimine siis aastal 2017-2018 aasta talveperioodil oli maksimaalselt 2031 megavatti ehk hetkel me tegelikult toodame endale elektri ise, ehk sellest piisab meile, mis me ise toodame. Ja siin on siis paar numbrit ka selle kohta, et põhivõrku on siis hetkel ühendatud, isegi mitte hetkel, need on vanad andmed, ma pean selles mõttes tunnistama, et need on Eleringi andmed, mis ta igal aastal kuskil märtsikuus välja annab, aga sel aastal veel seda uut aruannet eelmise aasta ja selle aasta talve kohta veel ei ole. Et siis oli 2500 megavatti ühendatud tuuleparke ja installeeritud tuuleparkide tootmisvõimsus siis 2018 märtsi seisuga oli 481 megavatti. Et meil juba neid tuuleparke ikkagi tuleb juurde.
Ja mis on nagu olnud siis Eesti selliseks suuremaks probleemiks, et miks seda taastuvenergiat ikkagi nii palju on nii-öelda planeeritud või soovitakse, et on see, et me peame siis sulgema oma tootmisvõimsused Eesti elektrijaamas ja Balti elektrijaamas, nii et kokku siis see suletav tootmisvõimsus on aastaks 2026 620 megavatti. Nii et selle tõttu me peaksimegi otsima siis alternatiive taastuvenergiast. Nii, tuuleparkidel on siis üsna selline keeruline, ütleme, õiguslik alus, et selleks, et neid ehitada, peab olema see ehitusluba, see on see peaaegu kõige viimane dokument siis, mis on ehitamiseks vajalik, aga enne seda on pikk menetlus ja võib kesta päris kaua aastaid. Et maismaal on tarvis selleks planeeringut, üldjuhul ongi planeering kõige selle aluseks, ja maismaal on siis kogu see planeeringute jada, ehk siis alates üleriigisest planeeringust, kus on siis üldiselt ära määratud tuuleenergia arendamiseks sobivamad alad, siis on maakonnaplaneering, millega täpsustatakse siis üleriigilises planeeringus määratletud alasid, siis tuleb üldplaneering kohaliku omavalitsuse tasandil ja detailplaneering või siis riigi eriplaneering. Nii et alles siis on võimalik taotleda ehitusluba, kui see viimane nii-öelda detailplaneering või projekteerimistingimused on siis kätte saadud. Võtab see aega aastaid. Ja merealal meil praegu teatavasti ei ole ühtegi tuuleparki ja esimesed planeeringud, siis, millega merealale nähti ette tuuleparkide rajamisi, on siis maakonna planeeringu tasandil ja need ongi siis mereala planeeringud Hiiumaal ja Pärnumaal, ehk siis Hiiumaaga ja Pärnumaaga piirneval merealal. Praegu on koostamisel siis mereala planeering ülejäänud merealal, kuna Eesti on võtnud endale direktiiviga kohustuse selline mereala planeering kehtestada aastaks 2020. Ja meres ongi see planeering nagu kõige aluseks. Et selle alusel väljastatakse ehitusluba, antakse välja hoonestusluba ja vee erikasutusluba. Ja lihtsalt siis ka infoks veel, et missugused maakonnaplaneeringud meil veel reguleerivad tuuleenergia tootmist, et just et näidata, et juba praegu on maismaal päris palju alasid siis leitud, et need sobivad ka tuuleenergia arendamiseks. Näiteks Lääne maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus on siis 3 arendusala välja toodud, Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus 12 arendusala, Pärnus on siis 15 arenduspiirkonda ja Hiiu siis maakonna ehk siis maismaa tuuleenergia teemaplaneeringus on 2 arendusala. Ja Pärnu maakonnaga siis piirneva mereala planeeringu puhul on ka siis määratud Kihnu saare ümber selline ala, kuhu võib siis neid tuulikuid rajada ja lähim kaugus rannikule on siis 10–12 kilomeetrit. Ja ma leidsin tegelikult ühe väga hea sellise Postimehe ajakirjanike poolt kokku pandud siis skeemi või sellise joonise 2016 aastal siis selliste planeeritavate olemasolevate tuuleparkide kohta. Ja ta on üsna selline hea, täpne, et siia siis nüüd lisanduvad nüüd siis selle uue mereala planeeringuga ette nähtud tuuleparkide arendamise alad merre, mis jäävad siis Saaremaast, näitan ka siin peal, näiteks Saaremaa on siin, et nad jäävad siis, ütleme, siia ümber, et see suuremad alad, kus siis võiks siis ka meretuuleparke rajada, aga see planeering on alles koostamisel, et päris algjärgus. Ja siin tõin ka lihtsalt siis jällegi infoks, et Pärnumaa siis just merealal on Kihnu saare ümber, siis on näha,
on näha, et see roosa ala on siis leitud, et planeerimise käigus, et see on nüüd sobiv koht, kuhu võiks siis meretuuleparke rajada ja jällegi Kihnu siis saarest jääb see ala 10 kuni 12 kilomeetri kaugusele. Et Eesti probleemiks ongi see, et meil on sügav vesi, väga palju meretuuleparke on rajatud juba Põhjamerre, mis on madal ja seal on tegelikult ka tuuleolud oluliselt soodsamad kui meil, aga meil jah, lihtsalt siin järgmine esineja räägib ka võimalusest rajada tuuleparke või tuulikuid siis sügavamale merre, et mis on tegelikult väga tervitatav ja selle valguses siis tegelikult võiks ka riik ümber vaadata oma sellised kaugused mereala planeeringutes. Ja mis need siis peamised tuuleparkide rajamise takistused on üldiselt, on sõltuvus elektriliinide olemasolust, piisava pinge olemasolust, selleks, et tuuleparke ühendada siis elektrivõrku, on vaja rajada ka elektriliinid, et ei piisa ainult sellest, et me ehitame valmis tuulepargi. On keeruline menetlus, juba sellest rääkisime, pikk menetlusaeg kaasneb ka alati selliste keerukate menetlustega ja kohalike elanike vastuseis, nagu ka Mihkel juba märkis, et kõige suurem vastuseis on olnud tuuleparkide rajamisele Hiiumaal, kus koguti kokku 8000 allkirja Hiiumaaga seotud ja Hiiumaal elavatelt inimestelt. Et see on väga suur arv, sest Hiiumaal elabki umbes sama palju inimesi. Ja etteruttavalt võib öelda, et paraku Hiiumaa elanike sooviga ei arvestatud ja ikkagi sinna Hiiumaa ümber neid tuulepargi arendamiseks sobivaid alasid määrati mereala planeeringus. Ja muidugi ka kohalike elanike siis umbusaldus arendajate vastu. Et see on ka selline, see on igal pool, ma arvan, igal pool maailmas nii ja Eestis kindlasti ka, et arendaja ikka selline, eks ole, kes tuleb, et tal on vaja kasumit teenida ja mis tal siis inimestest. Et eks siin kindlasti on ka täiesti alusetud või sellised, ütleme, on ka alust võib-olla selliseks umbusaldamiseks, et see ei ole üldse välistatud. Ja uuringute tegemine on muidugi oluline, et tuuleparkide rajamine nii maismaale kui ka merre on tegelikult väga olulise mõjuga tegevus, või ütleme, olulise mõjuga tegevus, need paistavad väga kaugele, tuulikud on väga kõrged, ja kahtlemata nad siis mõjutavad meil lindude, loomade, inimeste elukeskkonda ja kõik need uuringud tegelikult tuleb teha arendajal, sest et riik tavaliselt uuringuid ei finantseeri ega siis telli. Tegelikult neid sobivaid kohti on ikkagi vähe, et ütleme, et ma siin tõin välja, et maakonnaplaneeringutega on selliseid kohti nagu siis määratud, kuhu võiks neid tuuleparke rajada, aga kui läheb päriselt siis ehitamiseks ja täpsemaks planeerimiseks, siis kindlasti sealt tuleb jälle kohalike elanike vastuseis paratamatult. Ja miks siis kohalikud elanikud on selle asja vastu? Et loomulikult sellepärast, et neil on mure oma elukeskkonna pärast. Et tuulepargid tegelikult ju visuaalselt reostavad neil, ütleme, vaatevälja, kellele meeldib, kellele ei meeldi, see on maitse asi, aga tegelikult ütleme, inimesed, kes armastavad loodust, sellist looduslähedust, siis nende jaoks on lihtsalt selline tehnorajatis, suur tehnorajatis keset metsa või põldu. Metsade raie, et just nimelt nende elektriliinide tuuleparkide siis ala osas, et on vaja rajada juurdepääsuteed samuti, nii et see on ka mure. Ja näiteks siis Hiiumaal oligi inimeste mure see, et Hiiumaal põhivõrku praegu ei ole ja tuuleparkide rajamisega kaasneb kindlasti ka põhivõrk Hiiumaal ja lausa 330 kilovoldise nimipingega. Nii et kui nüüd selline liin siia rajatakse, siis 40 meetrit ühel pool, 40 meetrit teisel pool on siis see koridor, ehk 80 meetrit on siis selle liini koridor ja kus siis see mets lihtsalt raiutakse maha ja sellise väikese saare nagu Hiiumaa jaoks on see kindlasti väga-väga oluline keskkonnamuutus. Ja siis tuulikutel on ka veel selliseid spetsiifilisi, ütleme,
kui need öeldud vigasid, aga asju nagu näiteks nad varjutavad, väga suured varjutused on tuulikutes, mida kõrgem, seda rohkem ala ta varjutab ja ma leidsin ka ühest kohast lausa sellise numbri nagu 4,8 kilomeetrit on siis suur tuulik saab nagu tekitada varju. Ja tulede vilkumine ka, eks ole, et tuulikule paigaldatakse siis need tulukesed sinna, mis siis öösiti vilguvad. Ja teine suur mure on elanikel mure oma tervise pärast, et väga tihti need tuulikud ikkagi ehitatakse, planeeritakse inimeste elukohale lähedale ja kuna ükski õigusakt tegelikult ei reguleeri seda, kui kaugele neid võib inimeste kodudest või eluasemetest rajada, et need kaugused määratakse just nimelt planeeringutes, et siis ongi see selline nagu ikkagi üsna selline reguleerimata maa ja uuringuid on selle kohta vähem. Et müra on siis see üks asi, mis inimesi nagu häirib ja nagu muret tekitab ja siis see diskoefekt ka, eks ole, et need tuulikute labad siis niimoodi käivad kogu aeg, et selline liikumine, pidev liikumine toimub. Ja kui päike sinna labade peale paistab, et siis ongi see diskoefekt, ütleme nii. Ja isegi kui tuulepargi arendajad siis lepivad kokku näiteks kohalike omavalitsustega hüvitiste või kompensatsioonide maksmise, siis tegelikult need ei jõua ju päris selle inimeseni, kes kõige rohkem nendest tuulikutest nagu puudutatud on. Ja ütleme, et arendajate meetodid teinekord ei ole päris sellised kenad, et ka inimesed tunnevad sellist survestamist ja Hiiumaa elanikud, kui ma nendega siis kohtuasjadega seoses kokku puutusin, paisid ikka väga hirmutatud olevat kogu sellest asjaajamisest. Ja nüüd, et just seda visualiseeringut või ütleme seda visuaalset reostust nagu hinnata, on Hiiumaal siis üks elanik teinud sellise, ütleme, kas ta nüüd on visualiseeringu ja mille põhjal siis. Et seda võib-olla ei ole nii kaugele näha, aga siin on näha üks tanker mere peal. Ja kuna meil laevade liikumine on väga hästi jälgitav siis interneti kaudu, siis ta tuvastas selle laeva, et siin kõrval on selle laeva andmed, see on Hollandi kaubalaev, pikkus 83 meetrit, kõrgus merepinnast 13 meetrit. Ja nende, ütleme siis kõrguste järgi ta siis konstrueeris sellise vaatepildi, mis rannikult avaneks, kui need tuulepargid tuleksid 12 kilomeetri kaugusele. Nii et mina pean tunnistama, et see on päris õige, sellepärast et minu kodu lähedal, ütleme, ma elan sellises kohas, kust on näha teletorn ja Iru elektrijaama korsten. Teletorni siis vaateplatvorm on 170 meetrit maapinnast ja Iru elektrijaama korsten on siis 202 meetrit kõrgem. Ja need on täiesti selged näha, siis Iru elektrijaama korsten on 12 kilomeetrit siis selles kohas, kus need on vaadeldavad ja siis teletorn 15 kilomeetrit ja väga hästi on nähtavad, nii et ma võin öelda, et see võib-olla tegelikkuses isegi on neid rohkem näha, neid tuulikuid. Et on ikkagi päris selline häiriv inimestele, kes tahaksid nagu lihtsalt sellist merd imetleda ja kes on harjunud sellega, et neil on selline ilus merevaade. Ja loodusele on ka muidugi väga oluline mõju, et kuna keskkonnaorganisatsioon oli just see, kes vaidlustas selle merealaplaneeringu, siis seal olidki need argumendid põhiliselt seotud loodusega. Et takistused lindudele, nahkhiirtele, nende rännetele ja ka just nagu ma rääkisin, et ikkagi metsaraie kaasneb sellega ja mis on tegelikult väga suur probleem, on see, et ei ole neid mõjusid ütleme hinnatud. Jah, siin arendajate poolelt võiks kosta nagu väiteid, et ikkagi on väga palju uuringuid tehtud, aga kui nüüd hakata lähemalt uurima, et siis kui need on arendajate tellitud, siis teinekord tekib küsimus, et kuivõrd ikkagi kallutatud nad võivad olla, usaldusväärsed ja tegelikult on need ka vastu käivad need uuringute järeldused, nii et ei ole päris suurt selgust, et missugused need tuulikute mõjud ikkagi on inimese tervisele.
Ja riiklik julgeolek kindlasti Eestis teatavasti siin ida poole üldse enam ei taheta uusi tuuleparke rajada just nimelt selle julgeoleku kaalutlusel, et meil oleks ikkagi siis võimalik siis tagada riigi julgeolek. Ja nagu ma juba ütlesin, et kuna tegelikult ei ole rajatud suuremaid tuuleparke üldse maailmas, kui on 640 megavatti umbes, et siis nende suuremate, nagu siin käis läbi 1100 megavatseid tuuleparke rannikule nii lähedal, keegi ei tea, mis sellega kaasneb. Et nii suuri tuuleparke lihtsalt ei ole veel rajatud terves maailmas. Et olulisemad kohtuasjad, et kui siin Mihkel palus rääkida mul sellise kogukonna ja arendaja vahelistest sellistest vaidlustest, siis need 2 kohtuasja, kus mina olen siis esindanud siis MTÜ-d Hiiu Tuul, need puudutasid siis Hiiumaad, Hiiu maakonna planeeringut maismaal või tuuleenergeetika planeeringut maismaal ja siis mereala planeeringut merealal. Ja tegelikult ülejäänud võitlused ongi olnud sellise ühe inimese võitlus tuulepargi arendaja vastu, need, mis on jõudnud siis päris Riigikohtuni. Et nüüd arvatavasti pärast seda Hiiu tuulekohtu lahendit võib-olla siis ka kogukond hakkab aktiivsemalt siis sõna võtma, aga jah, siiani olnud ühe inimese võitlused ja pigem siis ikkagi selle kohaliku omavalitsusega, kes on lubanud tuuleparke rajada. Et siin on mõned siis välja toodud just sellised olulisemad. On siis Reet Raukas ja Hanila vald, siis Skinesest Energia on sinna siis soovinud laiendada tuuleparki 3 megavati võrra, aga ta juba olemasolev tuulepark oli siis suurem, kui oli lubatud üldplaneeringus. Et selles kohtuasjas siis Reet Raukas ehk eraisik võitis. Siis teine tegelikult käimasolev kohtuasi on siis Ida-Viru maavanema ja Lüganuse valla, ehk siis tegelikult riigi ja Lüganuse valla vahel ja Aidu tuulepargi teemal, et see ei ole jõustunud, siin on lihtsalt selline eelmenetlus väga pikk olnud. Ja seal on siis see lugu jah, et 33 tuuleparki soovitakse rajada ja kohtumenetluse käigus siis peatati ehitusloa kehtivus ja tegelikult vaatamata sellele siis neid vundamente sinna juba rajati. Ja siis need 2 asja, kus mina olen siis esindanud, on Hiiu Tuul MTÜ, siis Hiiu maavanema vastu, kus on siis huvitatud isik või kolmas isik Nelja Energia AS ja Hiiu Tuule ja Hiiu maavanema vaidlus siis selle tuuleenergeetika teemaplaneeringu asjas, millega siis lubati Hiiumaale 30 megavatise koguvõimsusega tuulepargi rajamine. Et lihtsalt infoks, et see viimane kaebus jäi rahuldamata, me edasi seda ei vaidlustanud, sellepärast et tegelikult on võimalik ka teistes menetlustes siis seda tuulepargi rajamist vaidlustada. Ja siin võib-olla info ka see, et sinna merealale tegelikult mitte ainult Nelja Energia siis ei ole plaaninud, praegu siis Nelja Energiat enam ei ole, on Eesti Energia, Enefit Green, et seal on siis, nemad soosid 1100 megavatist tuuleparki, aga Baltic Blue Energy enam-vähem samas mahus tuuleparki siis Edelasse. Nii et mitte üsna suured mahud, vaid väga suured mahud. Ja mis need argumendid siis olid peamised kohtus, et siis selle MTÜ poolt oli see, et ei arvestata kohalike huvidega. Nagu juba eelnevalt ütlesin, et hiidlased ütlesid, et nemad ei soovi suuri tuuleparke siis Hiiumaale ka Hiiu rannikumerre ja selleks koguti 8000 allkirja. Tuulikud liiga lähedal, see oli tegelikult ka peamine argument, et miks nad peavad nii lähedal olema, miks ei saa neid kaugemale merre viia. Ja planeeringuga ei olnud ette nähtud ka merekaablite asukohti, see tähendab seda, et keskkonnamõju ei olnud piisavalt uuritud, sellepärast et uurida tuleb ka koosmõju, erinevate tegevuste koosmõju. Oli läbi viimata Natura 2000 hindamine, eelhindamine oli tehtud, aga sellest ei piisanud. Planeeringu koostamisel ei ole hinnatud piiriülest mõju ega tehtud koostööd teiste riikidega, kuna siin on see rände küsimus
ja lindude ja nahkhiirte osas on Eesti ühinenud erinevate rahvusvaheliste kokkulepetega, kus tuleb tagada nende siis liikide nii-öelda rännuteed, et neil ei oleks takistusi rändamisele, siis on ikkagi see selline mitte ainult Eesti probleem ja teisest küljest, kui ka teised riigid soovivad suuri tuuleparke rajada, siis tulebki vaadata neid jällegi koos, kõik neid mõjusid. Vajalikud uuringud olid tegemata just nii lindude, nahkhiirte, hüljeste osas ja siis leidsime need ka vastuolu üleriigilise planeeringuga. Ja Hiiumaa vanema siis põhiargumendid olid see, et Hiiumaa rannikumerre tuuleparkide rajamine on vajalik Euroopa Liidu taastuvenergia nõuete täitmiseks. Ja teine oli siis selline oluline argument, et maakonnaplaneering on liiga üldine, et üldse saaks uuringuid teha, täpsemaid uuringuid teha, ja siis kolmas oli see, et aga tegelikult ju pakutakse hüvitist siis sellele Hiiu vallale nende tuuleparkide eest, ehk siis nagu seda võimalikku kahju siis ütleme siis hüvitada läbi siis mingite selliste mehhanismide. Ja mis see kohus siis, tegelikult ma siin tõin välja ka siis nüüd selle planeeringu enda, et kus on näha need erinevad planeeringualad, et siin üleval oli siis 4 energia tuulepark, Loode-Eesti rannikumere tuulepark kavandatav ja siin oli siis nüüd see teine tuulepark ka 1000 megavatti, mis siis plaanitakse. Ja mida siis veel, et ma siin tegelikult tõin välja kohalikud huvid, et kohalikud huvid tegelikult olid see Hiiumaa arengustrateegias kirjas, nendele sai ka kohtumenetluses viidatud, et mis see põhiline ikkagi on, et hiidlaste jaoks on väga-väga oluline nende elukeskkond ja just nimelt siis just see, et säilitada siis pärandkultuure, tehnoloogia traditsioonid ja Hiiumaa on looduse poolest unikaalne, miljööväärtuslik, loo stimuleeriv, seal elab väga palju ja soovitab väga palju kirjanikke ja loomeinimesi ja ta on siis selline turvaline koht, seal väärtustatakse looduskeskkonda ja tegelikult oli ka ette nähtud arengustrateegiaga see, et peaks olema energeetiline sõltumatus. Ehk just see oli ka üks argument, et miks selliseid suuri tuuleparke ikkagi Hiiumaale ka Hiiumaa ümbrusesse rajada kohalikud ei soovi. Ja ma tõin nagu näite ka siin, et tuulikute võimsustest ja kõrgustest, et praegu on siis kõige suurem meretuulepark, kusjuures see on laiendus, olemasoleva tuulepargi laiendus, on siis koguvõimsusega 659 megavatti, see avati väga värskelt eelmise aasta lõpus, enne seda oli siis London Arry 630 megavatti maailma suurim tuulepark. Ja tuulegeneraatorid muutuvad ka üha võimsamaks, et kui siis selle Hiiu mereala planeeringu puhul arvestati 7, maksimaalselt 8 megavatiste tuulikutega, siis nüüd on juba üsna, võib-olla siin lähiaastatel need võimsused kasvavad väga oluliselt, see tähendab ka kõrgused kasvavad ja see müraprobleem ka kindlasti kasvab, kui need rannikule nii lähedal on. Et ehk siis juba plaanitakse ka 12 megavatiseid siis tuulikuid. Ja mida see Riigikohus selle peale ütles, kui ta siis otsuse tegi ja otsusega ta rahuldas siis MTÜ Hiiu Tuul kaebuse ja leidis, et küll kahjuks, et eraisikutel puudub kaebeõigus, et Eesti ei ole veel nii arenenud, et ainult heaolu nii-öelda õigusega heaolule nagu siis tagada inimestele nende võimalus elada nendele sobivas elukeskkonnas. Ja KSH raames, siis keskkonnamõju strateegilise hindamise raames hinnatavad mõjud ja seosed olid välja selgitamata ning asjakohased uuringud olid tegemata Riigikohtu arvates. Ei olnud toimunud Natura hindamist ja ei olnud toimunud ka piiriülest keskkonnamõju hindamist.
Ja kogu selle asja tulemusel, just nimelt selle hindamise tulemusel oli planeeringu heaks kiitnud Keskkonnaamet, kuigi oleks pidanud heaks kiitma Keskkonnaministeerium ja see oli oluline menetlusviga. Nii et praegu siis Hiiumaal see kaardi pealt neid kollaseid laike enam ei ole. Ehk siis et praegu selle kohtuotsuse järgi sinna tuulikuid rajada ei saaks. Ja kui nüüd ikkagi neid tuuleparke on hädasti tarvis, siis et nagu siin juba eelpool nendest andmetest välja tuli, et Eesti tegelikult suudab ka siin kohalikult endale elektrit toota ja me oleme loonud endale head ühendused ka naaberriikidega. Ja tegelikult need suured tuulepargid ei ole mõeldud meile endale, eestlastele, Eestimaale, vaid ikkagi pigem äritegemiseks, et lihtsalt müüa seda elektrienergiat. Ja kui nüüd ikkagi neid asju teha, siis tuleb ikkagi silmas pidada seda, et Euroopa Liidus on keskkonna selline kaitse väga kõrgel tasemel. Me oleme selle üle ka nalja heitnud väga tihti Eestis, nimelt igasugustes olukordades, aga tegelikult on ikkagi probleem tõsine, et loodust peab hoidma, keskkonda peab hoidma, et need ei ole taastuvad. Neid enam tagasi ei saa, kui need on hävinud. Ja nüüd see artikkel, millele siis ka maavanem ja Neljaenergia kohtumenetluses siis põhimõtteliselt rõhus on, et tuleb siis energiavaldkonda arendada ja et on ikkagi vajalik see taastuvenergia, aga meie Euroopa Liidu toimimise leping, ehk siis see alusleping ütleb, et Euroopa Liidu energiavaldkonna poliitika peab pidama silmas vajadust säilitada ja parendada keskkonda. Et ehk siis kõik, mida me siin Eestimaal teeme, ka kui me rajame siin kas tuuleparke või mingid suuri selliseid rajatisi, siis energiarajatisi, siis need ei tohi keskkonda kahjustada. Et see on nagu kõige õigem ja sellepärast oli ka väga õige Riigikohtu seisukoht minu meelest, et uuringuid ikkagi tuleb teha piisavalt, et oleks kindlalt teada, mis mõjud selle tuulepargi rajamisega kaasnevad. Et see ongi see, et 10 korda mõõda, 1 kord lõika, et meie vana Eesti rahva tarkus, et see peaks ka praegu tegelikult kehtima. Siis lihtsalt üks väike lõik ka üleriigilisest planeeringust, mis on ka Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud, nagu ka energiamajanduse arengukava. Et kui vaadata siis Läänemere piirkonda, siis pikas plaanis puudub Eestil odava energia tootmise eelise. Lisaks tuleb arvestada, et elektrienergia tootmine on suhteliselt väikese lisandväärtusega, kuid suure keskkonnamõjuga tegevus. Seetõttu on energia tootmise eesmärk saada energiat eelkõige Eesti enda tarbeks, mitte ekspordiks. Nii et valitsus meil kunagi ka sellisel seisukohal olnud ja see kehtib ka täna. Ja kõige olulisem muidugi keskkonnaõigus on ettevaatuspõhimõte. Et enne tuleb ikkagi kindlaks teha need kõik võimalikud mõjud, mitte pärast hakata tagajärgi likvideerima. Ja keskkonna puhul, nagu ma juba ütlesin ka, et ei olegi võimalik teinekord, tavaliselt ei olegi võimalik seda algset olukorda enam taastada. Et kui mingid liigid hävivad, siis neid lihtsalt enam ei tule. Tundub, et aega oli, ma natuke võib-olla ruttasin, aga neist kokkuvõte, mis siis asjast, milline kokkuvõte siis oleks sellest kogu asjast. Et suurte tuuleparkide rajamisel nii maale kui merre on oluline mõju inimestele keskkonnale. Et selles ei saa olla mitte mingisugust kahtlust. Et isegi kui arendajad räägivad, et siin on ka positiivseid mõjusid, ma olen väga palju kuulnud ka seda, et öeldakse, et kui tuulepark tuleb merre, siis seal tekib uus selline elustik ja see meeldib kaladele ja karpidele ja kõigele veel, siis tegelikult et me ei tea, mis liigid me sealt välja tõrjume, et võib-olla just need kõige olulisemad liigid, mis aitavad seda elukeskkonda seal nii-öelda rikastada, on hävinud ja siis tulevad asemele sellised, kelle ma ei tea, iga asi on omavahel seotud, et mis mõju siis sellel lõpuks saab olla.
Ja tuuleparkide arendajad peavad rohkem arvestama kohalike elanikega, olema nendega suhtlemisel ausad. Et kui ikkagi soov on tuuleparke rajada, siis tuleb ikkagi olla avatud ja mitte ja see põhiasi just, et mitte varjata see olulist infot, näiteks Hiiu mereala planeeringu koostamisel päris palju materjale olid nii-öelda asutuse siseseks kasutamiseks, kuigi planeerimismenetlus Eestis on avalik. Et ehk siis igal inimesel on ikkagi õigus teada, millisel alusel ikkagi otsuseid tehakse. Meil on siin ka midagi juhtunud, selline diskoefekt, aga et jah, see tagada tuleb siis olemasolevate väärtuste säilimine, see on meil planeerimisseaduses üks selline oluline põhimõte ja kohalikul omavalitsusel sõlmitavad kokkulepet hüvitise maksmiseks ei taga tegelikult kaitset just nendele, kes kõige rohkem kannatavad nende tuulikute all, ehk siis kohalikul omavalitsusel makstakse mingit raha, kompensatsiooni siis toodetud elektrienergia eest. Need summad võivad isegi tunduda Eesti mõistes päris suured, aga lõppkokkuvõttes võib see kahju olla veel suurem kui need makstavad siis hüvitised. Ja see tuuleparkide siis kaugus rannikust, näiteks kui merre või maale siis rajatakse tuulepark või soovitakse rajada tuulepark, siis see kaugus on väga oluline. Et see oli ka Hiiumaal mereala planeeringu kohtuasjas üks väga oluline argument, et kui riik oleks või siis maavanem oleks siis ikkagi kuulanud kohalikke elanikke ja need tuulepargid oleks nendelt madalikelt kaugemale rajatud. Madalikud nimelt ongi need kohad, kus on kõige suurem elurikkus üldse meres. Et siis ma arvan, et seda vastuseisu ei oleks olnud ja oleks ka mingit kohtuasju olnud. Et see kaugus on väga oluline ja lihtsalt nagu, kuna ma olen olnud ka mereala planeerimisega seotud töögruppides, kui ma töötasin veel ministeeriumis planeeringute osakonnas, et siis ikkagi oli kõigil selline üksmeel, see oli Läänemere riigid olid esindatud seal peaaegu kõik. Oli üksmeel ikkagi selles, et tuleb ikkagi meretuulepargid rajada rannikust ikkagi nii kaugele kui võimalik. Näiteks Saksamaal on keskmine meretuuleparkide kaugus rannikust 74 kilomeetrit. Jah, seal on tõesti meri ka madalam, aga see on tõesti selline kaugus, kus need tuulepargid mitte ühtegi inimest ei häiri. Ja üldine põhimõte on see, et lähemal kui 20 kilomeetrit rannikust neid ei rajata. Et see on niivõrd tavapärane, et sellepärast ma imestan, et Eestis ikkagi arvatakse, et see 10-12 on täiesti piisav, nii et see ei lähe kuidagi kokku nagu arenenud riikide siis sellise tavapraktikaga. Ja näiteks maismaal ka, nagu ma ütlesin, tegelikult mingid reegleid ei ole, ühtegi normi ei ole, mis ütleb, kui kaugele elamutest tuleb tuulik rajada, seal tuleb siis mängu see müra, arvutused, modelleerimised, aga näiteks Pärnu siis tuuleenergeetika planeeringus leiti, et see kaugus võiks olla kilomeeter vähemalt elumajadest. Näiteks selle Skinest energia puhul oli tuulik rajatud kas kui ma nüüd ei eksi, kuskil 500 meetri kaugusele elamust ja sellepärast see elanik kohtusse läkski, et liiga lähedale. Ja oli ka tõesti müraprobleemid. Ja põhjalikud uuringud, miks need vajalikud on? Et arendajad väga ei taha neid teha. Ka selle sama kohtuasja raames oligi ju see põhiline argument, et maakonnaplaneering on liiga üldine, tegelikult ei tea täpselt, kuhu need tuulepargid sinna tulevad, kuigi tegelikult see oli see teada, sellepärast et veerikasutusloa ja hoonestusloa menetlus oli algatatud juba enne, kui mereala planeering üldse algatati. Et ehk siis kõik need tuuleparkide asukohad, isegi arvud, megavatid olid teada, enam-vähem ka seda, kus kaablid liiguvad, aga mereala planeeringusse neid ei kantud. Ja ju siis ikkagi sellepärast, et see mõju, koosmõju oleks siis hindamisel olnud ikka nagu ütleme väga selline suur, et just negatiivses mõttes. Ja ka samas ikkagi arendaja seisukohalt on ju kasulik need uuringud kõik ära teha, sellepärast et näiteks merealal oleks olnud täiesti reaalne või ongi täitsa reaalne see, et näiteks lindude rände ajaks või siis nahkhiirte rände ajaks need tuulikud seisatakse. Et lihtsalt see on nüüd ju
ütleme, riikide vaheline kokkulepe, mida tuleb järgida ja ma arvan, et see tuulikute seiskamine tekitab väga palju kahju ega arendajale. Nii et tegelikult on alati mõistlik kõikvõimalikud asjaolud ikkagi välja selgitada ja selle pinnalt ka oma arendusplaane teha. Ja muidugi ka riik, kes neid asju planeerib, peaks sellega arvestama. Ja ka näiteks kui tervise, eks ole, kahju. Ikkagi lõpuks selgub, et kui need suured meretuulepargid rajatakse sinna rannikus 10 kilomeetri kaugusele, 12 kilomeetri kaugusele, siis ühel hetkel meil on võib-olla haigeid inimesi, kes hakkavad siis nõudma arendajatelt kahjuhüvitisi. Just nimelt selle tõttu, et nad oma tervise kaotanud. Ja ütleme, siis tegelikult üks suur küsimärk minu jaoks on, et kas ja kellele üldse on vaja neid selliseid hiiglasuuri tuuleparke. Et Põhjameres ma kontrollisin selle info üle, eile vaatasin üle, et enamus neid mererajatud tuuleparke on väikesed. Nad on alla 500 megavattise võimsusega ja ütleme seal 260, 300, ma ei tea, 18, kõik on sellised väikesed, neid on palju, aga nad on väikesed. Et sellist nagu ülisuurt ja nii kontsentreeritult ikkagi kuskil ei ole. Et kui me ikkagi tahame arenenud riikidega kaasas käia, siis me peaksime vaatama, mida teevad just nemad. Ja ikkagi selliseid väga suuri tuuleparke siia Eestisse ikkagi püüda mitte rajada. Et me lihtsalt kahjustame sellega oma keskkonda, oma inimeste elukeskkonda. Ja samas, mis see kasu on, siis kasu võib olla rahaline. Aga kõike nagu rahasse ümber panna ikkagi ei ole võimalik. Ja taastuvenergia ei ole ainult tuuleenergia, et see ongi tegelikult väga hea, et mõeldakse ka tegelikult alternatiivsete lahenduste peale. Et ikkagi ma saan aru, et Eestis võib-olla need päikeseolud ei ole nii head, aga ikkagi ka päikesetuuleparke rajatakse viimasel ajal ja päris palju ja ikkagi just nimelt võib-olla oma tarbeks või mingi piirkonna tarbeks, et see on ju tegelikult väga hea, kui me leiame nendele suurtele tuuleparkidele alternatiive enne, kui neid rajatakse. Ja suur tänu teile kuulamast, et nüüd ilmselt siis on võimalik vist küsimusi esitada, kui te soovite. Suur tänu Martinale. Ja nagu öeldud, siis teeme esmalt Slido kaudu küsimuste vooru ja pärast, kes ei kasuta võib-olla nutitelefoni, saavad küsida ka otse mikrist. Nii, kõige kõrgemalt hinnatud küsimus. Kuidas tuvastada meretuuleparkide mõju, kui arendaja rahastatud uuringuid pidada ebaobjektiivseteks ja riigil pole huvi või vahendeid uuringuid rahastada? Siis on see ettevaaatuspõhimõte, et kui see mõju ei ole välja selgitatud, siis lihtsalt seda tegevust teha ei saa. Et see on meie keskkonnaõiguse üks olulisest põhimõtetest. Et muidugi, ütleme, kuna ma olen kohtujurist olnud ka aastaid, et siis ongi nii, et kohtumenetluses, eks ole, üks toob uuringu või ekspertarvamuse, siis tuleb teine pool uuringu ekspertarvamuse, siis lõppkokkuvõttes kohus tellib ise ekspertiisi. Et võib-olla siin ongi ikkagi see, et riik peaks siis just nimelt olema see tasakaalustaja ja siis need asjad nagu enda peale võtma. Ma ei tea, kui palju sa energeetikas oled pädev, aga kas tuuleparkide rajamine on tõesti reaalne vastus elektrijaamade plokkide sulgemise puhul ja kas Eesti suudab aastaks 2030 toota 50% elektrit taastuvenergiast? Tuul on teatavasti hästi muutlik. Ja tuule puhul on just see probleem, et seda ei saa salvestada kuskile. Et võib-olla mõeldakse välja odavamad salvestamise võimalused. Et ma lihtsalt toon ühe näite Taanist. Taani on, kui ma ei eksis, praktiliselt 100% tuuleenergia. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et nad on täielikult sõltuvad oma naaberriikidest. Täielikult. Et neil ei ole mitte mingisugust energeetilist sõltumatust. Ja ütleme, kui nüüd see valitsus on meil, ütleme, et Euroopa Liidu nõuded, ma arvan, on täiesti saavutatavad. Et kuna ma siin tõin välja ka neid selliseid arendusalasid, mis juba praegu on planeeringutega kehtestatud või ette nähtud, et siis meil on tegelikult piisavalt praegu kohti
kuhu ka maismaal neid tuulikuid rajada ja need ei pea olema väga suured, et võib-olla tõesti mitmesse kohta väiksemad, aga ma arvan, et Eesti siis vajadused on kindlasti tagatud. Jah, aitäh. Kas kellelgi on äkki saalist veel küsimusi? Hello. You are planning a lot of wind parks in your country. I wouldn't like to see my countries all around it by wind parks because it's infecting the whales and all the fishes so much that there are a lot of better technologies. Wind park is the oldest technology, but not at all the best one. So I'm from Germany and I would recommend you stop building wind parks at all. The technology is completely old. The materials you are using is after 20 years you have to throw it away. It's like carbon and you don't have any technology to do something to recycle it. Also the steel, like the basement you are building, it's like starting to vibrate, and steel after a couple of 1,000 times it's vibrating, it will collapse. I'm sure we will hear about this more in our next talk. Okay. Is there a question coming? Yeah, what the people can do against it, in law or whatever. Okay, thank you. Räägin eesti keeles, jah. Et see on täiesti, need väited on ka väga õiged, et ma olen nüüd selle aja jooksul, mis ma olen tuuleparkidega kokku puutunud või nende rajamisega kokku puutunud, siis tegelikult need ongi, kõik need väited on läbi käinud ja need on ka need kohalike elanike mured. Ja kui see oleks minu teha, siis loomulikult, et ma arvan, et tuulepark ei peaks siia rajama selliseid suuri tuuleparke. Et kohalikud väiksed, pisikesed tuulepargid oma näiteks ma ei tea, talu juurde või kuskile niimoodi, et see on täiesti loomulik. Et jah, ja ma olen sellega selles mõttes üsna päri, et see mõju on väga suur. Ja nüüd ongi see uus mereala planeering, mis on koostamisel, et siis keskkonnaorganisatsioonid kindlasti püüavad siis ka selle sõnumi sinna riigini viia. Et võib-olla tuleb ikkagi loobuda ja leida alternatiive. Suur tänu Martinale, teeme talle suure aplausi.